ootusi tegelikult ei olnud, et see ootus oli põnevus, et kas ma teen kõik asju õieti, mis ma tänaseks olen teinud või on midagi muud juurde õppida, et ma ei tea, kuidas sinu? No minul jah, oligi hästi palju nagu põnevust pigem, aga ootus oli nagu see, et ütleme, pigem oli see hirm, et ei tea, et kas ikka saab nagu mingit praktilist abi või et ütleme, et ei jääks asi nagu liiga teoreetiliselt, et selline nagu et kas saab nagu igapäevaselt nagu rakendada, et see oli minul nagu selline emotsioon, et algne. Ja kui nüüd sellest nii-öelda tagajärjest rääkida, siis tõepoolest see tegelikult see praktilisus oli hästi suur. Ja mida ma nagu eelkõige sealt nagu välja tooks, on see, et mida mina nagu õppisin, on see, et ega ma ikka kuulata ei oska ei last ega teisi. Ja ma hullult pakun nagu lahendusi, et ja nagu kaks sellist suuremat väärtust, mis ma nagu välja tooks, on see, et mida ma polnud enne mõelnud, et see on see, et kas ma laps siis, kui ta on 18 või 15 või 20, räägib minuga sama siiralt, kui ta täna räägib, sest ta täna 6 aastaga ja ta täna ütleb kõik enam-vähem välja. Loodetavasti enam-vähem, aga kui vaadates neid näiteid ja lugusid, siis ta võiks minu kasutusmeetodid, mis ma tänaseks olen teinud, siis ta 20, ma arvan, pooli asju ma ei räägi. Ja teine nagu faktiline kogemus, mis oli see, et laps ei ole väike mina. Ja ma tean oma vigasid ja täna ma annan neid vigasid oma lapsele samamoodi edasi. Et see oli hea koht nagu peeglisse vaadata ja õppida, et lapsel ei tuleks neid vigasid. No minu jaoks oli ka hästi suur äratundmine oli just see, et või õigemini, mis nagu ma teadsin, mida ma teen valesti, aga ma ei teadnud, kuidas oleks teha õigesti. Ma ei teadnud, mida teha selleks, et olla selline, nagu ma tahaks olla. Ja nüüd ma tean, et ma olen saanud kõik need tööriistad, mida mul tegelikult on vaja. Muidugi see kasutama hakkamine ja kõik see võtab aega ja ma ei arvagi, et ma olen nüüd kohe mingisugune ekspert, aga nüüd ma tean. Ma tunnen ennast kindlalt, ma tunnen ennast ise turvaliselt. Et ma tunnen ennast hästi, sest ma tean, et ükskõik mis olukorras ma tegelikult, isegi kui mul kohe meelde ei tule, siis ma võtan konspekti ja ma tegelikult tean, et kuskil on kirjas see lahendus, et kuidas ma selle olukorra peaksin tegelikult lahendama, sest ütleme, et kõik see, mida me õppisime terve kursuse jooksul, et see tegelikult oli, ütleme nagu, jah, oligi nagu hästi praktiline, tegelikult oligi hästi praktiline, seda saab nagu väga edukalt kasutada ja me ju igapäevaselt seda juba teemegi, eks. Vähe. Ja rohkem peaks tegema. Et sellega on see, et teoorias ma nüüd ühtist juba tean. Praktikas ei tohi sinna mugavusse langeda, et nüüd mul tuleb meelde küll, ma võiks siin rakendada seda. Tead, ja tegelikult on seda vaja natuke sundida ennast. Sellega on mul enda sisemus vaja veel tööd teha. Aga nüüd on olemas vahendid, kuidas seda teha. Kindlasti tuleks käia sellisel koolitusel ja konkreetsel koolitusel koos, nii-öelda lapsevanemad koos, et see annab minu meelest nii palju juurde, et me oleme nagu samal nii-öelda levelil, sest kui meie näiteks 2 kõva pähkeid ja kui ta oleks üksi käinud ja tuleb koju ja hakkab seal rivistama, et nüüd teeme nii või teeme naa, sellest ei tuleks mingit head nahka. Kuna ma nüüd olen selle sama taustainfoga, mismoodi seda teha ja miks see hea on just, minul peab hästi olema argumenteeritud, miks ma midagi tegema pean. Mitte keegi ütleb, et see on hea. Kui ma arvan, miks see on, siis me ei tee seda. Et nüüd me oleme nagu sama taustaga ja oskame neid nippe kasutada õigel ajal ühtemoodi ja ei teki küsimust, miks ma seda teen. Jah, et hästi palju olukordi on igapäevases elus ka nüüd peale seda koolitust ka, et kui üks natuke jääb nagu ätta või kuskil toppab, et siis teine võtab nagu üle, sest tegelikult on ju aru saada, et mida ta nagu üritab teha, ütleme aktiivse kuulamise puhul, et saab nagu nii-öelda lapsega suhtlemist niimoodi 2 peale jagada, et see on nagu hästi efektiivne ja siis ka niimoodi üksteisele nagu märku anda, et kui mingit konkreetset tehnikat nagu kasutada, et siis, et võt nüüd on see koht ja see toimib väga hästi. Et meil üks mõnus asi on see, et mina loomult laisk inimene, et ega harjumused tulevad väga visalt, et mis sealt saime kaasa on selline Eesti minu lemmikvärvi, siis laegas ma nimetaks või lühter, kuidas seda nimetada, siis see on igasugused head tarkused, mida tegelikult selle koolituse käigus sai nagu kõik omandatud ja selle kaudu nagu, kui mõnikord on nagu äkki vaja, siis võtad siit ühe kätte, isegi jätad meelde, mis need erinevad värvid on erinevad teemad ja siis ühte või teist kasutades saab jumala häid nippe, et ma just ükspäev proovisin, väga hästi toimib, et see laisa inimese täiesti hea lahendus. Ja mis ma veel tahaks kindlasti öelda on see, et miks ma soovitan siia tulla, on see, et mina olen ju arvamusel,
millegipärast ma arvan, et paljud isad on arvamusel, et noh, ma olen tark ja osav ja tean küll, kuidas see kasvatamine käib ja noh, minul oma ajal tehti nii ja nüüd ma teen teistmoodi ja paremini. Tuhkagi tegelikult saada nagu, ega lapsevanemana sa väga palju ei jaga lapsevanemas kogemust nagu ma ei tea sõpradega ja lapsed saavad vanemaks, muidugi räägid, mis tegid ja mis ei teinud, aga siin ringis üks on see nii-öelda see metoodika, mida õpetatakse, teine on need kogemused, mida räägivad teised lapsevanemad kõrval samas situatsioonis. Ja siit on õppida palju asju, et mõnda asju vaatasid, ma olen seda päris hästi teinud, mõnda asju, oi jumal, selle pealt täitsa mööda. Et aga need äratundmise rõõmud on minu meelest väga suur väärtus, miks ja peaks ju tulema. Jah, mina arvan ka, et ma just sellepärast soovitaks nagu üks asi teiste kogemusi nagu kuulata ja palju olulisem muidugi veel see, kogu see teooria pool ikkagi, tegelikult me ei tea lihtsalt, kuidas on olla õigesti see, et olla lapsevanem, et tegelikult väga-väga hea on saada omale need tööriistad, mida saad kasutada, mille abil sa saad palju olukordi lahendada palju rahulikumalt, et lapsed tunneksid ennast sinu seltsis palju turvalisemalt. Võt see rahulikus, see ütlemata, see on nagu, noh, minul on see, et ma olen nagu no me oleme mõlemad emotsionaalsed, siin pole vaja üldse netit tuua, ei isegi ei ole emotsionaalne väga ilus sõna. Emotsionaalne väga ilus sõna. Ja nii heas kui halvas, ja seda rahu, need metoodikad aitavad väga hästi kasutada. Me oleme palju, kodune õhkkond üleüldises plaanis on palju rahulikum, sest lihtsalt kuidagi teadlikkus on suurenenud lihtsalt. Oleme palju targemad. Ise oled ka rahulikum, mitte sellepärast, et ma peaks survestamist rahulikum, ise ennast oled rahulikum.